Tere, kallid KFTV vaatajad! Nüüd ei ole me enam ei üksi ega kaksi, vaid me oleme nimelt neljakesi siin kaamera ees ja tänased külalised on siis ühed erilised muusikud. Nimelt siin on Timo Lige, Hannes Nõlvak ja Matteus Elbrecht. Ja meil just sai pool päeva läbi, me rääkisime pikalt muusikast ja jätkame siin. Võib-olla ma küsingi kohe sellise filosoofilise küsimuse, et mida muusika teie jaoks tähendab? See on väga filosoofiline. Mina tahaks siinkohal ilmselt korrata seda tsitaati, mida ma juba seminaris enne ütlesin, et see ei ole minu enda välja mõeldud, nii et selles mõttes ma ei võta mingeid autori õiguseid, aga see on põhimõtteliselt laias laastus see, et muusika annab edasi seda, mismoodi kõlavad tunded. Selline võib-olla keerukas natukene, aga minu meelest see võtab päris hästi kokku selle, et muusika on midagi sellist sügavat, ta on meile nähtamatu, me ei näe seda, aga need on need helilained, mis võnguvad, aga samas millegipärast see puudutab meid kuidagi nii sügavalt. Muusika on võib-olla üks universaalsemaid keeli, mis sa ei pea oskama mingit konkreetset nii-öelda kõneldavat keelt, aga muusika, need noodid, harmooniad on need, mis puudutavad igat inimest, nii et võtaks kokku, et see on mingi selline müstiline, universaalne keel. Ja väga keeruline on siia midagi väga sügavat lisada, aga... See lihtsalt nõus olla, kõige kergem. Aga Jumal on... Ma olen väga tänulik mitmete asjade üle, mida Jumal on loonud ja muusika on üks asi nendest, ja ta igat inimest puudutab muusika kuidagi moodi, aga on veel mingit moodi osas inimesi puudutab ta väga eriliselt, et kui ta mõnda aega ei saa nagu muusikast osa või seda kuidagi endast välja lasta, siis ta nagu tunneb ennast kuidagi imelikult. Mina olen üks sellistest inimestest, et ma kipun nagu lõhki minema, kui ma ei saa välja lasta seda mingisugust muusikalist, on ta siis tunne või mingi asi siin sees, et siis ta peab kuidagi vormuma muusikas ja siis on jälle hea olla mõnda. Et ta on eriline eneseväljendusviis kindlasti. Jah. Mind on nagu muusika juures alati köitnud või mul on nagu huvi pakkunud see, et millist jõudu või potentsiaali võib muusika nagu endast kanda ja mida nagu muusika võib korda saata. Et me just Timoga siin enne rääkisime, enne neid seminare, et on tegelikult 2 kirjakohta piiblist, mis nagu kuidagi innustab mind ka olema selle muusika sees ja üks nendest on see, kus me kõik teame seda kirjakohta Jeerikost, et kuidas müürid langesid, kui lihtsalt hakati pasunat puhuma. Ja see on nagu alati olnud midagi, mis paneb mind mõtlema, et mis on nagu see, mida muusika võib korda saata inimeste eludes, üleüldse meie ühiskonnas, kus me elame. Ja nüüd mõeldes edasi sealt, et mida siis võiks muusika korda saata, kui Jumal on selle taga. Kui Jumal saab kätte inimese ja läbi selle inimese hakkab midagi sündima, et mis siis juhtuma hakkab. Ja see on mind alati nagu huvitanud muusika juures, kui rääkida muusikast. Et ta on just kui vahend, aga ta on mingi süke vahend, mida me võib-olla ei teagi, et mis seal tegelikult veel peidus võib olla. Ja mis selle potentsiaal just, ja see on nagu see, mis mind alati köidab. Ma mõtlen, et me ei ole kõike kätte saanud, mis see muusika endast kannab. Midagi on veel, midagi on kuskile, me oleme veel nagu teekonnal kusagil. Ja see on see, mis mind väga nagu huvitab ja on alati huvitanud. Nii. Sa võid tegelikult enda kätte jätta see mikrofoni. Ma küsin kohe edasi siit, et see on väga kerge ja lihtne küsimus, et kas muusika tegemine vahepeal ära ka tüütab? Tahad, sisuliselt on, ma vastan ka väga lühidalt, et jah, vahel töötab. Et kuigi jah, minu elus on sedasi, et erinevalt nüüd Timost ja Matteusest, siis tõenäoliselt mina tegelen muusikaga natukene nagu harvem selles mõttes, et muusika ei ole minu elus nagu igapäevane asi, et ma vahel teen, vahel on perioodid, kus on väga palju, siis on perioodid, kus mul pillid seisavad kotis tükk aega, kus ma tegelen täiesti teiste asjadega ja see võib-olla on aidanud nagu mind võib-olla sest päris nagu muusikalisest rutiinist nagu välja saada, et ma ei ole nagu tunnetanud sellist asja, et enam ma ei tea muusikaliselt, et
mida nagu edasi teha või et kuidagi nagu tüdimus, et mul tavaliselt siis ma tegelengi muude asjadega ja leian elus midagi muud ja tulles tagasi muusika juurde, siis ma teen teda teistmoodi, kui ma varem tegin, et selles mõttes võib-olla mul nagu väga sellist rutiini ei ole tekkinud, kuna ma ei ole igapäevaselt, nagu Timo on siin muusikaõpetaja, võib-olla see on natuke teine kogemus, et kus igapäev nagu selle sees oled. Timo oskab kindlasti täiendada seda. Jah, et lühike vastus on jah. Et ma siin just mõnda aega tagasi oli selline periood, kus ma panin kokku oma noodiraamatut ja sellega koos andsin välja CD-plaadi, või nüüd 3 CD-plaati, kus on 51 laulu ja siis neid salvestades, sisse lauldes, pille mängides. See võttis, jah, nagu Hannes ütles, ma olen muusikaõpetaja, see oli minu vaba aeg, perekond teadis, selles mõttes, et mind sellel ajal ei ole, ja see võttis nädalaid aega, kui ma päevad ja ööd oma seal stuudios istusin ja siis, kui see asi oli lõpuks valmis, siis ma siiamaani ei taha seda plaati näha ega kuulata. Aga nüüd, ja ma pole ka ammu nüüd tegelikult salvestanud, kuigi mul on praegu jälle see, et hakkab kasvama, et tahaks juba, et selline mõnenädalane või selline paus, mis vahel on olnud, aga tekib ikka ja eriti kui on mingid asjad, mis sa pead tegema. Siis... Ja Mattas, tüdined vahel? Jaa. Ma selles mõttes samamoodi täpselt, ega see vastus on jah, kui nii puhtalt ja otse öelda, aga ma just kuulasin neid teisi kõnelejaid ja ma mõtlesin, et ma arvan, et minu jaoks sõltub see kõige rohkem sellest, millist muusikat ma teen ja kellega ma seda teen. Sest muusikast, ma usun, mina ei ole selles mõttes elukutseline muusik ja mida ma tegelikult võtan õnnistusena, et ma ilmselt ei tahaks olla muusik, kes peab selleks lihtsalt, et endale elatist teenida iga kuu, võtma vastu kõik võimalikud pakkumised ja minema mängima kus iganes ja mis iganes kellaajal ja mis iganes muusikat. Et minu õnnistus on see, et ma saan valida, mida ma teen ja kellega ma teen. Ja ma usun, et see on just see oluline kriteerium selle puhul, et ka just see teine pool, et kellega, sest et tegelikult üksinda ka kodus nokitsedes, mina ausalt ütlen, et mul mingi aja peale mul tekib nagu see tunne, et ma pean siit välja saama, ma tahan kellegi teisega koos mängida, sest et muusika tegemise juures siiski on see selline vaikselt üksinda nokitsemise aeg, aga on see aeg, kus sa tahad teiste muusikutega koos mängida, sest et lihtsalt see sünergia ja see selline emotsioon, mis sa sealt saad, seda on raske millegagi võrrelda, nii et kindlasti see hästi oluline on see kellega ja kus. Et ühesõnaga on nii, et kui mõni muusik ütleb, et ei tüüta, siis ta valetab. Ma usun, et kui ta nagu piisavalt palju sellega tegeleb või kui teda muusikuks nimetada, siis ta ilmselt peaks tegelema sellega piisavalt palju, siis jah, ma arvan, et neid hetki, kas või see võib olla 1 päevaks või 9 õhtuks, kui sa lihtsalt oled väsinud, sa oled teinud mingit plaati või midagi, sa oled väga intensiivselt ennast sinna pannud. Mul isegi vahel, kui mul on mingi pikk proov olnud pool päeva või midagi, siis ma tulen õhtul ja ma olen väsinud. See ei tähenda seda, et ma nüüd mõtlen, et ma ei taha enam kunagi muusikat teha, aga sel õhtul ma enam ei taha. No võt. Nii et ühesõnaga muusika on midagi, mis on meie elu kõrgpunktidel ja madalpunktidel ka väga selline oluline vahend, millega meie emotsioone siis nii-öelda kontrollida mõnes mõttes. Aga see võib ka vahepeal ära tüütada. Ja kui kellelgi, ma sain aru, et see on väga lühikene intervjuu, mida me siin praegu teha saime, aga kui kellelgi on veel küsimusi, siis saate need inimesed võib-olla omal käel üles otsida ja küsida kõik küsimused, mis teil iganes südamel on. Absoluutselt, mina võin öelda, et mina olen Facebooki kaudu leitav ja ilmselt mu mingid meiliaadressid, kontaktid on olemas. Kui on mingid küsimusi ülistuse kohta, muusika kirjutamise kohta, võtke ühendust. Nii et siis saate pinkema intervjuu teha. Nii, aga nägemist!